Soodne garderoob järgmisel aastal tähistab juba 10 aastat. Et mis te teete? Jah, nii see on. See jutt vastab tõele. Me alustasime 2010. aastal garderoobide ja lükanduste tootmisega. Meie põhitegevuseks ongi siis eritellimuse valmistatud garderoobid, liuguksed, kontorimööbel, raamaturiiulid. Ehk et kui inimene tuleb lihtsalt jalutab siia nii-öelda sisse, siis ta valmis garderoobi endale kaasa võtta ei saa, et peab alati eritellimuse tegema. Meie teeme vastavalt kliendi soovidele, see on nagu rätsepaülikond, mis istub kindlasti kliendi vajadustega. Kui kaua võtab aega alates sellest, et klient esitab teile tellimusi ja siis sinnamaani, kuni garderoob valmis saab? See nüüd sõltub töö mahust. Keskelt 5-8 nädalat on selline valmistamise aeg. Alates siis tellimuse kinnitusest, siis toimub ka objekti ülemõõtmine, siis läheb tootmisesse ja siis tulevad mehed paigaldama. Siin on väga palju erinevaid värve. Mis materjale kasutate? Me kasutame siis melaminplaat erinevad, kas puitimitatsiooni või siis ühetoonseid värvilisi melamiine või ka siis värvitud klaasi lükandustes, must, valge, bees, hall, erinevad tooni peegleid ja saab ka siis lasta värvida, kõigi tahab mingit väga erilist tooni, mis on seintega ühte tooni, saab ka ralli alusel lasta täpselt sama tooni värvida lükanduksed või siis kapidetailid teha. Kui ma nüüd soovin endale garderoobi tellida koju, siis millest ma alustan? Kõigepealt võtke kodus ligilähedased mõõdud, tulge meie müügiesindusse ja mõelge välja, mida te sinna garderoobis soovite hoiustada. Tulge meie müügiesindusse siia mööblimajja või siis Kadaka tee 70C 3. korrus. Meie müügikonsultandid aitavad, teeme arvutis joonised, teeme hinnakalkulatsioonist, tuleb mõõtmine ja nii see asi kujuneb. Kui me vaatame garderoobi, siis ta tundub nagu selline neljakandiline, teed ukse lahti, paned kinni, aga kui mul on näiteks viilkatus, ei ole nagu sirged seinad, vaid on nii-öelda kalded. Kas sinna on ka võimalik panna garderoob? On ikka, oleme teinud sellised lahendusi mitmel korral. Tuleb täpselt mõõta need kaldenurgad kõik välja, arvutada, joonistada. Te olete olnud turul päris kaua. Kui palju on kliendi maitse muutunud selle aja jooksul? Eks ta on selles mõttes, et kui 2010 me alustasime, siis oli selline Eesti toibus alles majanduslangusest ja siis oli kõige määravamaks asjaks toote hind. Inimesed on saanud jõukamaks, tahetakse täpselt seda kindlat toodet, enam ei määra ära hind, vaid juba siis tõesti toote meeldivus.